Asjani Murvareenale algavas Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga 27. suurus kohtuvad Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja Tallinna SC Infoneti suhulvõistkond. Rainer Rusaste platsi kõrvalt on ilmselt raskem alati mängu jälgida kui platsil olles, et millised emotsioonid ja muljed tänasest mängust jäid? No kindlasti platsi kõrvalt on raskem jälgida, tahaks nagu võistkond ikka aidata, aga mäng oli iseenesest võrdne minu arust. Teise poole alguses oli meil mitu sihukest võimalust, kus oleks nüüd ära lüüa. Ei tulnud ja siis Infonet läbi õnne minu arvates selle esimese värava ära lõi. No vastased on tegemist hea ja tehnilise meeskonnaga, samas meie võitlusvaim ei viinud sihile. Mis vajaka jäi? No eks see tavaline värk ole, see rünnakute lõpetamine, see puudu meil. Et võimalusi nagu tekitasime päris palju minu arvates. Mis seal ikka? Hooaja lõpp on väga tihe ja põnev, et on võimalust võidelda meistriliiga koha nimel või vähemalt ülemängudele pääseda? No hetkel me seal kohal ei oleme, sest Kalevi kaotas just Levadiale. Et endiselt oleme parim iseseisev klubi ja kindlasti võitleme selle nimel. Järgmine mäng on Infonetiga jälle ja proovime sealt paremat tulemust saada. Karikasarjast ka natukene. Pühapäeval juba Forsaga siinsamas kodumurul, kui kaugele Tarva tiivad võiksid kanda Karikasarjas? No see loos oli nii-öelda meile päris hea tundus, aga kunagi ei saa kedagi alla hinnata. Tuleb nagu täiega minna mängule peale. Forsa ju Tuubliga mängis siin kodus ja Tuublil läks natuke aia taha nende vastu, et Forsa lõi seal päris mitu väravat, kui mitte isegi 10 äkki või. Et kindlasti samamoodi valmistuda nagu tänaseks mänguks ja kindlasti järgmisse ringi tahame saada. Siin ei ole variantigi. Ja millal näeme Rainer Rusastet siis Tarva meeskonna rivistuses taas? Raske prognoosida. Tuleb arsti juurde minna. Kaspar Rõivasepa juurde tahaks minna, praegu ta on koondisega. Et ei saa praegu tema juurde minna, et
peale koondise pause saan minna tema juurde, siis saan teada, mis täpselt põlvedes mul siis on ja ilmselt venitus, kas külgsidemed või menisk, aga raske niimoodi öelda. Ei tea täpselt. Igal juhul head taastumist ja ootame sind taas tagasi. Aitäh! Kohtumine on lõppenud, meeskond jaotada tootuse. Infonettile tallistuvapunkti juurde, tänu Heivot Kulov-Jõgi tänasele 2 tavamusele. Täname pealtvaatajaid, keda oli täna arvukalt 183, võtame teid tagasi Staadionile juba ülehomme. Pühapäeval 6. septembril, mil algusega kella 14.00 Rakvere Tarvas võõrustamas Heivot Hitleri karikas.